tere! Vaatame, kuidas toimib Google Chrome brauserisse sisse ehitatud paroolihaldussüsteem, paroolihaldustarkvara. Ja nagu me teame, siis paroolid peaksid olema päris keerulised. Igas teenuses peaksime kasutama erinevat parooli ja kõikide nende paroolide meeldejätmine on kindlasti üle jõu käiv tegevus. Ja seetõttu hakatakse tihti kasutama ühesugust parooli mitme teenuse kasutamiseks. Ja et seda juhtuks, me saame kasutada paroolihaldustarkvara. Google Chrome'i on selline tarkvara sisse ehitatud. Võib-olla mõned teist juba seda ka kasutavad, aga te lihtsalt ei teadvusta veel endale seda. Teeme ühe testi. Ma lähen aadressile ramk.ee ja veebiturva. Ja ütleme, et ma soovin siia luua endale uut kontot. Selle jaoks sisestan e-maili aadressi ja salasõna. Ja valin registreeri. Nüüd Google näitab mulle koheselt sellist hüpikakent, millega te olete ka võib-olla kokku puutunud, kus ta küsib, kas ma soovin oma parooli salvestada. Ja kui te valite siit koheselt salvesta, siis tähendab, et see parool ongi siia kuskile taustale salvestatud. Ma valin salvesta ja nüüd küsib Google, et kas ma soovin sisse lülitada sünkroonimist. Ja kuna mul hetkel sünkroonimine ei ole sisse lülitatud ja ma hetkel ka veel seda sisse ei lülita, siis tähendab see seda, et kõik need kasutajakonto info ja salasõnad, mis ma salvestan, salvestatakse ainult siia kohalikku arvutisse, mida ma just hetkel kasutan ja ainult sellesse brauserisse, mida ma hetkel kasutan. Kui ma tahaksin nendele salasõnadele pääseda ligi ka mõnest teisest arvutist, siis hetkel ilma sünkroonimata mul see võimalus puudub. Aga vaatame siis, kuhu need paroolid salvestatakse. Ja selle jaoks ma liigun siia ülesse paremale nurka 3 täpi peale, valin seaded ja natukene allpool paroolid. Ja siin ma näen mõndasid sätteid nagu paku paroolide salvestamist, automaatne sisselogimine. Ma saan kontrollida, kas mu paroolid on turvalised, kas nad on osalenud mõnes andmelekkes ja siin ma ka näen kõiki oma paroole, mis mul on salvestatud just sellesse brauserisse, kus ma hetkel olen. Ja siin ongi seesama ramk.ee kasutaja nimi ja parool. Kui ma vajutan silma peale, siis ma ka seda parooli koheselt näen. Ja soovi korral ma saan selle kontosid ka eemaldada või parooli muuta või siis parooli kopeerida. Sulgen hetkel selle ja lähen siin veebiturva mänguslen esilehele tagasi. Ja Google, ma näen, automaatselt täidab kohe selle sisse logimise info ära. Ehk siis siin kohalikus arvutis, just selles arvutis, kus ma hetkel olen, kõik toimub automaatselt, minu konto on salvestatud, sisse logimine on automaatne. Ja see parool võib olla midagi väga keerulist, kuna ma ei pea seda kunagi meelde jätma. Kõik, mis mul peab olema meeles, on arvutisse sisse logimise parool. Ja seetõttu, kuna ja kui te kasutate seda siis brauserisse sisse ehitatud paroolihaldust, peab teil olema ka arvutisse sisse logimise parool midagi päris keerulist ja sellist, mida keegi teine ei tea. Sest kui keegi selle teada saab, siis teoreetiliselt on tal võimalus näha ka kõiki teie ülejäänud paroole, mis teil on siia brauserisse salvestatud. Nüüd aga, kui ma soovin, et ma pääseksin oma salvestatud paroolidele ligi ka muudest arvutitest ja muudelt seadmetelt ja isegi teistest brauseritest, siis selle jaoks ma pean sünkroonimise sisse lülitama ja siia brauserisse oma Google'i kontoga sisse logima. Selle jaoks liigun üles nurka ja valin lülita sünkroonimine sisse. Ja ma login sisse oma Google'i kontoga, millega ma soovin seda sünkroonimist sisse lülitada. Ning pärast sisselogimist ma näen siin üleval paremas nurgas nüüd enda kontot mikuadramgol.edu.ee ja kõik paroolid, mis ma nüüd salvestan, kõik kasutus sisselogimise andmed ja paroolid, mis ma nüüd salvestan siia brauserisse, automaatselt sünkroonitakse ka minu Google'i kontoga. Mis tähendab seda, et minnes mõnda teise arvutisse, logides seal
ka brauserisse oma kontoga sisse, ma kõiki neid paroole samamoodi saan kohe automaatselt kasutada. Lisaks pärast sisse logimist ma saan oma neid paroole vaadata ka nii-öelda oma konto alt. Ja selle jaoks ma võin minna nüüd siia oma selle ikoonikese peale, valida siit see võtmeke, mis tähendab paroole, ja me näeme siit tegelikult kohe, et me võime salvestada oma konto alla ka makseviise, ehk siis krediitkaardi andmeid või näiteks sellist kontaktinfot nagu aadress, telefon, nimi ja nii edasi. Aga lähen jällegi paroolide alla. Ja nüüd ma näen, koheselt on siia brauserisse toodud üle ka kõik ülejäänud minu Google'i kontole salvestatud kasutuskonto andmed ja paroolid, mida ma näen. Ja kui ma liigun siit vaadake ja hallake salvestatud parool oma Google'i kontol, klikin siia peale, mis viib mind aadressile passwords.google.com, mille te võite ka ise käsitsi aadressi ribale trükkida, siis me jõuame siia Google'i konto parooli haldurisse. Ja hammasratta peale minnes saame ka siin mõningaid sätteid muuta, nagu paroolide salvestamine, automaatne sisselogimine. Me saame oma paroole eksportida, võib-olla tahame kasutada mõnda muud teenust või samamoodi saame ka paroole importida Google'i teenusesse. Ja ka siin on selline võimalus nagu parooli kontroll. Ja see on päris mugav teenus kontrollimaks, kui turvalised teie paroolid on. Klikin hetkel siia peale, ava parooli kontroll ja kontrolli paroole. Ja toimub parooli kontroll, mis vaatab, kas mõni meie parool on osalenud andmelekkes, kas me oleme kasutanud mõnda parooli korduvalt ja kas mõnel meie kontol on nõrk parool. Ja kui tuleb välja, et on nõrk parool, siis kohe pakutakse meile siin võimalust, et me seda parooli muudaksime. Või me võime siin seda vaadata, et mis see parool siin on ja värskendada seda parooli või kustutada. Ehk siis need valikuid siin on. Lähen siit tagasi. Ja samamoodi ma näen kõiki oma kontosid ja paroole, mida ma olen salvestanud selle konto alla. Otsin siit üles näiteks selle ramk.ee, mis ma just konto tegin, lähen siia peale ja ma saan siit vaadata, mis oli minu kasutustunnus ja mis oli minu parool, vajutades siia silma peale. Ja samamoodi ma saan seda parooli ka kopeerida. Kui me teame seda aadressi passwords.google.com, siis tegelikult me saame seda Google'i paroolihaldurit kasutada ka teiste brauseritega. See lihtsalt võtab siis natukene rohkem aega, see sisselogimine ei ole nii automatiseeritud, aga näiteks me saame Edge brauseris minna aadressile passwords.google.com, me satume selle sama lehe peale, logime oma Google'i kontoga siia sellesse teenusesse sisse ja vaatame täpselt, mis see parool oli. Ehk siis mitte automatiseeritult me kõiki paroole ikkagi alati näeme, kui meil internetiühendus olemas on. Vaatame veel ühte võimalust, mida meile Google'i paroolihaldur pakub. Ja see on turvaliste paroolide väljapakkumine. Näiteks, kui ma sooviksin siin samas ramp-lehel luua ka teist kontot, panen siia minu meil 2 ja sooviksin lisada siia ühe turvalise parooli, ma saan teha siia parema kliki ja valida soovita parooli, mille peale Google pakub sellise turvalise pika erinevatest numbritest ja tähtedest koosneva parooli. Ja ma saan samamoodi selle konto registreerida ja automaatselt parool salvestati. See on nüüd olemas nii kui siin kohalikus brauseris kui ka minu sünkroonitud Google konto all. Ja sedasama paroolihaldust me saame kasutada tegelikult ka näiteks mobiiltelefonis, kui me kasutame mobiilis Chrome brauserit, kõik toimub jällegi automaatselt. Kui me kasutame mõnda muud brauserit, me saame minna aadressile passwords.google.com ja neid paroole sealt alati vaadata või neid sealt kopeerida mõnesse teenusesse sisse logimiseks.